Tere, astronaudid Emily ja Konrad. Tervist! No, mida see üldse tähendab, et te olete astronaudid? Võistluse mõttes tähendab see kindlasti seda, et me võitsime ju astronautide konkursi, mis siis kestis juba pool aastat ning siis võitjaid, no konkreetselt võitjaid teisi ka muidugi, aga kindlasti võitjaid nimetatakse just astronautideks, kuna nemad ju võitsid. Mida te nendel eelvoorudel siis läbi elama pidite? Mis katsed need olid? No esimene voor oli hästi lihtne, pidi saatma motivatsioonivideo, kust siis sai läbi ka siis, kui sa põhimõtteliselt filmisid päikest ja muru. Ning siis oli teadmiste voor, kus olid siis erinevad bioloogia, keemia ja matemaatika kohta küsimusi. Olid ka füüsilised katsed, kus siis oli Cooperi test, kätekõverdused ja kõhulihased 2 minuti jooksul. Oli ka gyroskoop, mis on üks väga tore asi. Keerutab sind igatipidi ja pidid seal minut aega ära elama ja hiljem ei tohtinud pikali kukkuda, kui ära tulid selle pealt. Räägi lähemalt, mis asi see gyroskoop on? See on selline huvitav riistapuu, kus nagu mitu ringi on pandud üksteise sisse kokku ning sina istud seal keskel ja see pannakse keerlema ja siis sa hakkad igatipidi keerlema ja sind hakkab see viskama igatipidi. Ja see siis justkui peaks seda sama asja demonstreerima, kui sa oleksid seal üleval kosmoses. Kindlasti mitte. Aga mille jaoks see siis vajalik on? Miks seda tehakse? Lihtsalt vastupidavustest? Ju oli see lihtsalt selle mõttega, et näha, kas sul hakkab paha või mitte. Et siis seal üleval lennukis ei oleks pärast nii paha? Täpselt nii. Okay. Milline see parabollend siis täpsemalt välja nägi? No see on selline siis, et lennuk alguses lendab sirgjooneliselt kenasti niimoodi, umbes nii 6000 meetri kõrgusel ja siis ta hakkab tõusma hästi järsult 50-kraadise nurga all ja ta tõuseb niimoodi umbes 20 sekundit ja siis ta jõuab äkki 8 kilomeetri kõrgusele ja siis ta tõmbab ennast otseks tagasi ja võt täpselt siin üleval momendis, nii-öelda parabooli tipus on see nullgravitatsiooni moment ja siis ta tuleb täpselt samamoodi alla tagasi, võtab end sirgeks ja see on siis üks paraboolmanööver, mis loob selle kaaluta oleku. Ja teie saite mitu korda neid manöövreid siis proovida? Ja, algselt oli 15 plaanitud, aga me nõudsime nii kohutavalt, et me saime ühe juurde. Muidugi. No Emily, mis tunne on olla ilma kaaluta? Seda ei ole võimalik isegi kirjeldada. Alguses meil oli Marsi gravitatsioon ja siis Kuu gravitatsioon. Juba Marsi gravitatsioonil kõigil olid suud lahti, et oh my god, mis asi see on, et sellist asja peaks iga laps tegelikult kogema. Ja siis, kui järgmine oli Kuu gravitatsioon, kõik hüppasid ringi ja keegi ei uskunud, et me päriselt olime siia jõudnud. Ja siis jõudis kõigile kohale, et kuulge, me päriselt oleme siin, kui me olime seal täiesti ilma gravitatsioonita lennul. Kaua see üks siis nullgravitatsioonis hetk kestis? No see üks gravitatsioonikolek kestis 22 sekundit ja siis ülesminek oli 20 sekundit umbes ja allatulek ka. Ja siis sellega kõik need 16 lendu võttis aega umbes tund aega ja siis ennem pool tundi pärast me sõitsime sinna lennujaama tagasi, sest sa pead lendama tavalennukit pealt eest ära. Kuidas teil teiste kaaslastega seal lood olid? Oli äge kamp koos inimesi? No paremat annab soovida nagu päriselt. Ja, et kõik saad omavahel väga hästi läbi, võib-olla esimesed päevad nagu ahhaas, kui me katseid tegime, oli natuke see, et kõik olid oma sõpradega, aga viimaseks päevaks me olime kõik õhtul koos, naersime, muljetasime, et tegelikult oli mega tore ja võiks midagi ka tulevikus koos teha. Emily, kui vana sa oled? 13. Konrad, kui vana sina oled? 17. Te olete kuskil kosmoses teadmata kaaluta olekus olnud. No öelge nüüd otse, kas te tahate suurena astronautideks saada? Ma arvan, mulle on see kindlasti mõeldav, et meile räägiti ka astronaudi poolt, et sa võid olla põhimõtteliselt ükskõik kes seal kosmoses, et seal on vaja ka arste ja isegi mingid koristajad tehniliselt, et sa tulevikus saad olla ükskõik kes põhimõtteliselt töötada kosmoses, see töövalik on lihtsalt nii suur. Kuidas sinuga? Mul on samamoodi, et see on kindlasti vägagi põnev variant ja asi, mida elus nagu edasi teha. Aga ma arvan, et ma siiski natukene kaalun veel seda, aga ma tugevalt kaalun. Viimase asjana küsiks veel, kas teil paha hakkas kummalgi? Jaa, veidikene. Jaa, natukene, aga see oli talutav, pigem maa peale tagasi jõudes oli see, et kui järgmine päev magama läksin, siis panin silmad kinni ja oli siuke tunne, nagu ma ikka hõljuksin. Et meil anti merehaiguse tablette ja siis see pani kõik ülejäänud maailma ka natukene keerlema peale seda lendu.
megavinge, aitäh Jaa. teile, Emily ja Konrad. aitäh. aitäh teile.